Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikud, head kuulajad, kell on saanud 7 minutit 11 läbi ja meil on käes juba ootamatult lausa 9. september 2019. aastal. No mida see kõik tähendab? Tähendab seda, et tehnoloogia uudistega on Digitundi eetris. Mina olen täna saatejuht Hans Lõugas ja meil on siin stuudios veel inimesi. Esiteks on meil külas Jakob Rosin, tehnoloogiaakademik Geeniusest. Tere Jakob! Tervist! Ja saate teises pooles tuleb meil siia veel külalisi, sest saate teises pooles räägime pikemalt sellisest teemast nagu vana hea internetiühendus, aga 21. sajandi viisil ehk siis fiiberoptilisest ühendusest Eestimaa kodudes. Kuhu see jõuab, mis hinnaga, kellele, kui kiiresti, miks seda üldse vaja on. Aga saate esimeses pooles vaatame peale uudistele, mis meil viimane nädal tõi ja mida toob ka see nädal. Väga-väga tähtsad uudised. Ehk meie kõige tähtsamad telefonid saavad uue tarkvara, nii Androidi kui ka siis Apple'i poolt tehtava tarkvara. Ja räägime veel võib-olla paarist uudisest. Selline digitund peaks täna tulema. Digitund. No hakkame siis saatega peale. Jakob, sina oled mul siin täna külas, sa jällegi tihedalt uudiseid, kasutad ise tehnikat rohkem kui mina, väga ma ütleks, see on kõva sõna. Ja ma tahaks rääkida uuest Androidist, aga sina Androidi ei kasuta? Mina Androidi igapäevaselt ei kasuta, selliselt aeg-ajalt mõni seade Androidiga minul ikkagi pihku satub, nii et ma tuttav selle maailma kõik olen, aga nüüd on tõesti välja tulnud Android, mida ma ei ole jõudnud veel ise kasutada. Android 10 on siis jõudnud maailmani. Maailma ette, jah. Ja suurim kohe tuli väga suur pettumus muidugi sellest, sest et Google on oma tarkvarale läbi aastat pannud maitsvaid nimesid. Küll oli seal Marshmallow, mis on siis kummikomm või midagi sellist, vahukomm. Pirukas, ja nii edasi. Eelmine oligi Pirukas, Android 9. Just. Ja Android 10-ga oodati siis tähestikus järgnevat tähte, kas Q-tähega mingisugust maiustust. Meil oleks olnud tohutu üllatus ja maiustust ei tulnud. Android 10 on lihtsalt täiesti igav. Aga kuule, kui sa vaatasid seda sisu, mida siis Androidi kasutajad, keda on maailmas, mis see viimane number on, üle miljardi kindlasti. Miljardid vist juba, jah. Mida nad saavad uut, ega see ei ole ju tegelikult ka väga selline raputab, mida uus Android 10 toob. Midagi revolutsioonilist siit tõesti ei tule. Siin peamised uuendused on sellised pisikesed, no üks huvitav inglise keeles smart reply, targad vastused on siis sõnumirakendustesse jõudnud ja ma saan aru, et see toimib siis kõigis sõnumirakendustes, olgu see siis näiteks WhatsApp või Messenger või Google'i enda Hangouts. Ja mis see tähendab on siis see, et kui keegi saadab sulle näiteks aadressi, ütleb sulle, et tule siia Pärnu maantee 48C, siis Google'i sõnumirakendus saab aru, et tegemist on aadressiga ja ta kuvab sinna kõrvale kohe nupu, millele vajutades avaneb see aadress siis sinul Google Maps'i kaardirakenduses ja see tähendab seda, et sul on hästi mugav hakata kiiresti kohe sinna sõitma. Jah, ja seal on ka lisaks sellised sisulised vastused, keegi kirjutab sulle mingi lühikese teate, mille peale siis telefon lausa ise siis sõnumiprogrammi avamata tuleb seal teavituse juures võimalus vastata talle mingisugune sisuline vastus. Jah, aitäh, ei ja nii edasi. Ja see on asi, kas sa oled seda kasutanud reaalselt ise, sarnast teenust, et Google'i põhimõtteliselt tarkvara mõtleb ise välja, millist vastust sina tahad inimesele öelda ja siis paneb selle kirja. Gmail on teinud seda tegelikult natukene aega ja ta on mulle paar korda vilgutanud, et näed, et saadaval on automaatsed vastused ja siis täna esimest korda, kus juures ma tõesti kasutasin seda, mul oli üks meil, üks inimene siin keeldus minu pakkumisest ja Gmail pakkus mulle kohe Sa pakkusid neile midagi müüa? Ma pakkusin neile, ei, ma ei pakku neile midagi müüa. Aga Gmail selles mõttes oli kohe viisakas ja pakkus mulle mitut varianti ja mina valisin seal siis vastuse, mis ütleb no problem, thank you for letting me know, ehk siis ei ole probleemi, aga aitäh, et mulle teada andsid. Ja selle ma tegin ühe klikiga ära ja ei pidanud rohkem inimesele, kes minu pakkumisest ei hooli, ennast kulutama. No see on tõesti jah, see nutikad vastused Smart Reply, mis peaks olema siis nii, et õpib ka selle järgi, et mida sa sealt reaalselt
vajutad, kas sa kasutad seda võimalust ja siis selle võrra saab see tarkvara targemaks, et oskab sulle pakkuda kõige täpsemaid vastuseid. Aga Android 10, enne kui me veel räägime, mis seal uut on, siis tegelikult selle uuenduse mõju on ikkagi päris piiratud, et esimesena lasti välja see Pixeli telefonidele. Ehk siis need Google'i enda toodetud telefonid, mida on ikkagi väga vähe. Nad on turul nišš, aga see ei jää niimoodi sellepärast, et see uus tarkvara peaks jõudma kõikide teiste telefonideni ju ka. Jaa, aga vaadates siin populaarsemaid mudeleid, siis läheb ikkagi aega. Näiteks Samsung saab selle alles järgmisel aastal. Alles järgmisel aastal, 2020 siis alles, jah? Jah, et jaanuarikuu umbes peaks olema see aeg, kui see kasutajateni jõuab. Mis ikkagi pikendab tohutult seda ahelat, millal nagu me saame seda mõju tundma hakata, sellepärast, et olete, Samsung on tõesti siis ja Huawei 2 kõige suuremat Androidi tootjat arvuliselt, inimestel neid telefone kõige rohkem. Ja mõtle, seda uut Androidi, ma õigesti mäletan juba kevadel vist hakati tilgutama, mis sealt tuleb, suve jooksul ka ja nüüd on ta väljas. Ja see jõuab reaalselt meieni inimesteni siis kuskil järgmisel aastal. Võib-olla jaanuaris, võib-olla kevadel. Aasta aega ette räägitakse sulle mingit asja. Kui on juba väljas Android 11. Ja vähem siis juba räägitakse 11. Androidist, täpselt nii ongi. Aga Huawei'ga on üldse keeruline sellepärast, et nendega me ei tea, mis saab, sest et seal on USA, kes siis Hiinaga kraakleb. Ja kokkuvõttes on jõutud siis sinnamaani, et Huawei ei või panna oma uutesse telefonidesse siis Androidi operatsioonisüsteemis olevaid Google'i äppe, Gmaili ja nii edasi. Aga nüüd jõuame selle ikkagi väga tragikoomilise trikini, mida Huawei just praegu tegi. Praegu, kui me räägime, siis väga paljud tehnoloogia ajakirjanikud on kogunud Berliini, suur tehnikamessi IFA käib seal, ilmselt me järgmises digitunnis räägime sellest ka pikemalt. Mida tegi Huawei IFAs praegu, selle sama uuest Androidist, millest jutt on. Neil ei ole võimalus välja lasta uut telefonimudelit, kuhu panna see uus tarkvara Android 10. Sellepärast sama piirangu pärast, mida USA siis kehtestas oma ettevõtjatele, milleks on Google. Mida tegid hiinlased? Nad võtsid oma ühe vana telefoni, kevadele välja tulnud P30 Pro ja värvisid selle üle. Panid sinna lilla värvi tooni peale. Ütlesid, et see on siis uus telefon. Ja tänu sellele trikile, et ta tarbijate jaoks öeldakse, et see on uus telefon, aga tehniliselt võttes on ta vana mudel, nad said vananale mudelile panna peale selle uue Android 10 ja ütlesid, et näete, et palun, et uus P30 Pro on nüüd müügil üle kogu maailma. Uue Androidiga. Ehk siis selline trikitamine, mida nad kindlasti ei saa teha vist kuu lõpus, kui tuleb siis nende sügisene, peaks olema päris uus. Suur lipulaev, Mate 30 peaks olema veel, jah. Ehk siis trikitamised jätkuvad selle uue Androidi nimel, aga tuleme tagasi sinna, et mulle ikkagi tundub, et see uus Android 10 siiski päris palju selline, kuidas ma ütlen, uudise enda pärast, ehk mis seal on siis peale tume režiim. Sul on ekraanil on ju tumeda taustaga tekst, igal pool rakendustes. Okei. Siis see, kuidas öeldakse, oma aja jälgimine või oma ekraani aja jälgimine, just. Aga kas sa kasutad oma Apple'i seadmistel seda? Ma kasutasin seda vahepeal, ma mõtlesin, ma olen hästi tubli, üritan sotsiaalmeediast vabaneda, panin selle peale, aga ta ikkagi pakub seal seda nuppu, et hiili siit mööda, et sa saad veel 5 minutit juurde. Ja ma ainult seda nuppu vajutasingi kogu aeg, nii et kokkuvõttes see ei jõudnud väga kaugele. No põhimõtteliselt sama ranged piirangud saab siis uues Androidis ka endale peale panna, et sa just kui näiteks muudad ühe konkreetse äpi, mis sa arvestud Facebookis palju või Twitteris, et see muutub siis mustvalgeks. Instagramid, Twitterid, kõik asjad, et sa ei saa lihtsalt. Ja vot Instagrami puhul see mustvalge efekt ilmselt töötab. Et kui sa ületad päevase piiri, siis ta läheb sul mustvalgeks ja ilmselt neid värvilisi mõjutajate pilte vaadata mustvalgena ei paku seda efekti. Aga nagu öeldud, Android väljas on, kõigil, kes kasutavad Pixeli telefone, on ta juba olemas või peaks siis nupuvajutuse kaugusel olema ja ülejäänud meie... Oodake rahulikult. Oodake. Võib-olla pool aastat, võib-olla rohkem. Ehk siis kiiresti öeldes Samsung järgmine aasta, Sony võib-olla jõuab sügisel, Nokia esimesed mudelid võib-olla sellel oktoobris, aga tegelikult 2020 aastaks vanemad mudelid ja OnePlus võib-olla saab septembrikuu jooksul, aga kindlasti järgmised mudelid tulevad uutega.
nii et ootamist on, igatahes uus Android on väljas ja loodame, et kõik saame sellest kasu lõigata. Lähme siit lühikesele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja vaatame veel korra uudiseid peale, mis on meid viimasel nädalal siis teinud meele rõõmsaks või mõrudaks või siis lähiajal võiks seda sama teha. Tead, USB seadmeid ju kasutad, eks? Ja ikka. No võt, kes ei kasutaks. Ja USB-st on tulemas siis uus versioon välja, ka järjekorra numbriga 4 standardi versioon, USB 4, mis peaks meie seadmetesse, ma oletan eelkõige siis arvutid ja seejärel võib-olla ka telefonid ja muud seadmed, jõudma 2020 aastal siis riistvara-tootjate poolt. USB 4, kui ta ajab segadusse, siis et kui mõelda, et kas sa tead nagu 3 erinevat USB standardit või? Tuleb sul pähe? Ei tea ju. Ei tea. Absoluutselt mitte. Tegelikult väljanägemisest polegi midagi aru saada. USB 4 põhiline sisu on siis see, et pakub kiiremat andmeedastust. Jaa, kui 40 gigabitti sekundis, mis on päris palju. Jah. Sest et praeguse seisuga vist kõige vingamad, mis on USB 3.1 tuli välja siin mingi 5-6 aastat tagasi, kus oli üle gigabiti maksimaalselt ja USB 3.2 on tulnud veel uuem kiirem versioon, mis väga levinud ei ole. Vist jah, kui tema on seal kuskil 10 kandis, jah. Jah, no teoreetilised kiirused. Ehk siis uus USB pistik teie sülearvutites järgmisest aastast laseb läbi, mis sa ütleski, 40 gigabitti sekundis, mis on, see on juba selline kiirus, et üldjuhul ja väga paljudele inimestele sa võid öelda, et piisavalt kiire. Aga tead, ma hakkasin mõtlema, miks on see oluline, et mida me kopeerime või me ei kasuta väliseid kõva kätte nii palju. Ja siis ma sain aru, mul endal on see arvuti, millel on USB-C pistikuid väga vähe ja ma kasutan dokki. Just. Ja doki külge ma saan panna võrgukaabli, ma saan panna välise kõvakätta, 100 muud asja. Ja kõik see terve pundar, siis rotipesa, mis on selle doki küljes, peab minema ühe juhtme kaudu mu arvutisse. Et kui see kombineerib seda kokku, eks ju. Et sa pead edastama ühe sekundis nagu nii paljud lisaseadmete andmeid, et sellest on kasus ja on vajalik. Aga mis on siis tõesti oluline aru saada, et USB 4, see uus standard, mis tuleb, füüsiliselt ei saa uut kuju. Ta on samasugune USB-C pistik, nagu kui teil on viimase, ütleme, võib-olla aasta jooksul ostetud nutitelefon, mis ei ole iPhone, siis ta on samasugune lapik pistik, see on väga paljudel uutel arvutitel ja nii edasi ja teda saab, oluline on siin märkida ka seda, et seda saab ükskõik mis pidi sinna USB-sse panna ja ta läheb sinna sisse ja töötab ka. Mis on võib-olla see üks kõige kõvem asi üldse. Mis ilmselt inimestele, kui sa ütled inimesele USB-C, siis ta üldiselt ei saa aru ja kui sa ütled talle, et see on see, mida saab tagurpidi ka sisse panna, siis on kohe asi selge. Muidugi selle USB uudise, selle sama asja nullib ära üks väike leiutis, väga lihtne, geniaalne asi, mida ma täna hommikul just nägin. Klassikaline USB vanakooli pistik, see USB A, laikandiline, mis on vanadel arvutitel oli. Sellest on tehtud selline väike mudel, kus, kuidas öelda, muidu on üks ülemine pool on tühi ja alumine on täis plastikut, ainult ühtepidi läheb pistik sisse. Sellest tehti nüüd selline väike kahepoolne USB A. No, et sa saad ikkagi mõlemat pidi panna. Et saab ka vanu asju ägedaks teha. Okei, aga räägime nüüd homsest päevast. Jaa, homme tulemas on suur päev kõigile neile, kes on suured Apple'i huvilised, sest et Apple tuleb välja või korraldab homme Eesti järgi siis kell 8 õhtul oma suure meediaürituse, kus siis uuendab või avalikustab hulga uusi seadmeid. Ja võib-olla tuleb ka ära märkida kohe seda, et esimest korda ajaloos tehakse see üritus otseülekande vahendusel kättesaadavaks ka YouTube'is, et varasti sai ainult Mac'idega seda vist vaadata. Mac arvuti pead ostma, vaatame Safaris seda, väga kaval viis nagu. Aga nüüd on võimalus sul ilusasti YouTube'is seda vaadata. No ikkagi aasta kõige tähtsam päev, ütleme, sellele ettevõttele, sest et mida eeldatavasti peaks Apple välja tooma ja oma väga-väga suure kliendibaasini viima, neid asju on väga palju. Ma alustan mulle kõige sellisest laiema mõjuga uudisest, mis jõuab kõigini, kes kasutavad ka praegu, ütleme, on ostnud või omavad Apple'i mõnda seadet. See peaks olema uus tarkvara ja uus
telefonide tahvlite operatsioonisüsteem iOS 13 peaks tulema. Just, selles on hunnik uuendusi. Mina olen teda testkorras siin mõned kuud juba kasutanud. No, iOS 13, kuidas tunne on? Teate, on värskem, puhtam, värskem, puhtam ja kõik see, aga tead, kuna ma olen teda juba 2 kuud kasutanud, siis ma juba ääre pealt oleks öelnud, et täpselt midagi nagu pole väga muutunud. Sa oled praegu rikkud ära oma selle homse üllatusmomendi. Tumerežiim on kõik aknad saad samamoodi mustaks muuta, mis on väga paljudel oluline. On palju parandatud siin tervise jälgimise lahendusi. Sama teema nagu Androidil. Nagu Androidilgi, eks ole. Privaatsust on samamoodi parandatud. Nüüd sa saad näiteks, kui äpp tahab saada ligipääsu sinu asukohale, saad sedale öelda, et anna ainult ühe korra. Et kui mõni kahtlane äpp on, siis sa saad ainult praegu on teda asukohale ligipääsu, mitte igaveseks. Väga huvitav võimalus. Et ma tahan, tõmban uue rakenduse alla, ma annan talle, kas ühe korra tähendab, et nagu see 1 minut on nüüd vist minut jah, või mingi selle, ei, see on vist minut, et nii kui selle või nii kaua, kuni sa rakenduse taustale paned ära, et siis ta jälle paneb kinni. Et ma ei unusta talle seda nagu privileegi. Ära võtta jälle. Ja üks huvitav funktsioon jällegi privaatsuse vallast, iOS annab nüüd märku, kui mõni rakendus soovib kellegi või millegi teisega Bluetoothiga suhelda. Ja mina ei ole siiani välja mõelnud, aga nii kui ma avasin oma Facebooki rakenduse, siis tuli teada, et Facebook soovib ühenduda lähedal olevate teiste seadmetega. Miks ma ei üllata? Muidugi soovib Facebook seda teha. Nad soovivad kõigiga ühenduda. Aga nii hea oli võetud talle siis ei öelda. Nii et iOS 13 tuleb välja, aga iOS 13 saab ka uute seadmete, siis iPhone 11 on siis uus liin, mis peaks välja tulema. Eeldatavalt on ju, me kunagi ei tea, kas on mõni üllatus selle nime osas varuks või ei, aga tõesti kuulujutud, ütleme siis see telefonide tootmise ahel on nii suur, et paratamatult on juba lekkinud igasugused mudelid, korpused ja näha, et on siis võib-olla tulemas 2 või 3 mudelit. Et kui praegu on need nii-öelda tippklassi mudelid on XS ja XS Max, siis nendele peaks tulema 2 järglast, mis on saanud peamise silmnähtava uuendusena suuremad kaamerad, et siis telefoni tagaküljel on 3 pirakat kaamerat. See kaamera värk on nagu selline kõige lihtsam asi, milles nagu inimesi võluda, et uut telefoni ostma meelitada. Tänapäeval ongi lihtne öelda, parem kaamera, kiire protsessor. Võib-olla on 2 peamist asja, mis telefonides on, aga väidetavalt saab nende nimeks siis iPhone 11 Pro ja 11 Pro Max. Ekraani suurused ja kõik see jääb seal samaks. Nii et võib-olla ei olegi väga palju nendest mõtet rääkida. Üks funktsioon, mis tegelikult ka juba teiste tootjate telefonides on siis see tagurpidi juhtmevaba laadimine, et sa saad sinna kellegi teise telefoni oma telefoni peale panna ja siis ta annab voolu. Kas see peamiselt puudutab, mul tundub, et see puudutab inimesi, kes kasutavad neid juhtmevabasid kõrvaklappe? Tõenäoliselt, jah, see on kõige olulisem. Kapslit saad sa laadida. Just. Mina kasutan neid Apple'i AirPods klappe, mis on pisikeses siukses doosikese sees ja seda oleks jube hea tegelikult panna telefoni peale korra niimoodi täislaadida või vähemalt mingi piirini. Ja iPhone XR on praegu nii-öelda siis selline veidi soodsama hinnatasemega, aga ikkagi ütleme veelgi parem hinnakvaliteedi suhe kui nendel kallistel telefonidel XR. Ja sellele peaks tulema järglane. Mis seal täpselt on parimad müügiargumendid või miks ta saab olema sama hea kui XR või ei saa olema, näeme siis homme õhtul. Aga huvitav veel, meil on minut aega veel jäänud või 1,5, aga uus kell tuleb. Uus kell tuleb, jaa. Sinul on Apple'i kell käe peal. 4. seeria. Praegune siis, jah. Mina kasutasin seda kella kevadel mingi nädala 2 ja mulle jube hea mulje. Jah. Võrreldes esimesed 3 seda Apple'i kella olid nagu siuksed käeharjutused, et pürime teha hea asja, on palju puudujääke, aga see 4 tundus nagu on valmis olevat. Tõsi. Absoluutselt. Ma ei suuda välja mõelda, mida ma tahaksin selles uues kellas tegelikult näha. No võt, ma just mõtlesin, et kas sa näed kohta, kus see pigistab tu kätt? Ei näe, ta töötab väga hästi, alati võiks vaielda, et aku võiks ju parem olla, aga teistpidi on siin ka vaidluskohti ja harjumusta näiteks duši alla minnes laadija panna ja pärast ta sealt täisakuga võtta enam-vähem, siis on juba sisse jäänud ja mul ei ole seda muret, et mul oleks kella aku tühi. Okei. No igatahes ta peaks välja tulema ja jätkama seda müügi edu, kuna Apple'i kell on vist võtnud nutikellade turult. Ta riisus seal koore ära, jah. Koor on siis õunafirma käes. Aga meie läheme siit oma jutuga väiksele saatepausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund läheb nüüd edasi ja meil on stuudios 2 külalist, kellega me räägime täna pikemalt koduse internetiühenduse teemadel. Meil on siin stuudios Toomas Polli, kes on Elisa tehnoloogiaksusjuht. Tere Toomas. Ja Oliver Roos, Elektrilevi taristu liitumiste üksusjuht. Tervist. Ja teid mõlemaid ühendab ja ka meie kuulajaid, meie tuhanded kuulajad ühendab siis internetiühendus ja selle pakkumine ja huvi selle vastu, et see oleks võimalikult kiire, võimalikult hea. Elisa ehitab ise internetiühenduse pakkumiseks võrku, paneb fiibri maha, hakkab ühendust pakkuma. Elektrilevi on ettevõte, mis seda fiiberühenduse võib koju tuua, aga ühendust seal ei paku. Aga mõlemate puhul on siis, käib kibe ehitustöö, nagu ma aru saan. Öelge mulle esiteks seda, et ma erinevaid selliseid edetabeleid vaadates on Eesti suurepärase e-riigina tegelikult üsna siis seal keskpärane riik koduse internetiühenduse keskmise kiiruse poolest. Kui nüüd fiiberoptiline ühendus kodudesse veetakse, kas me võiksime edetabelites tõusta kiire internetiühendusega riigiks? Ja ma arvan kindlasti, et siin on meil mõneti on nii-öelda vanasi tehnoloogiaid päris palju ja jalajälgi, et fiiberühenduses kui tehnoloogias praegu nii-öelda paremat ei ole välja mõeldud ja see on kõige uudsem, mis siis räägime siin gigabitt-sekundi ühenduskiirustest maksimaalselt, et kindlasti see tõstaks seda jalajälgi ja siis ka, kui me vaataks edetabeleid, ka edetabelis kohta. Ma arvan, see on ka inimestes endast palju kinni, kus mõttemaailma muutuses, et operaatorid ja meie võime väga palju pingutada ja luua eeldusi suurteks kiirusteks, aga selle kiiruse otsuse teeb lõpuks ikkagi tarbija. Väga hea. Tarbija vajadus seal taga on, et täna võib optika toas olla, aga ikkagi 5 megane ülesse pakett jookseb, sest et see maksab kõige vähem. Et see tõesti mõjutab meie kohta seal ka tabelis. Väga hea selline mõte, räägime saate jooksul jõuame ka sinna kaubale, et mis siis teha, kui kodus kiirühendus on, aga esiteks Elisa on internetiteenuseid pakkunud, Starmani ostis Elisa ära, Starman oli kodus internetiühenduse pakkuja aastaid, kodus oli siis erinevad tehnoloogiatel võrk olemas. Ma saan aru, et praegu, kui Elisast paneb fiibroptilist kaablit, siis mitte ainult ei panda uus kortermaja kuskil pannakse uus võrk, vaid ka vana võetakse üles, vana asemele pannakse. Miks nii? Vana ju töötab. Just, et sellest on ka siin varem juttu olnud, et miks me seda teeme ja oleme ka siin nüüd esimesel poolaastal päris edukalt nii-öelda upgrade'inud võrku või uuendanud seda, et see Toxis või siis nii-öelda koksiaali võrgul põhinev võrk on ka oma elukaarel seal, et kus meil tuli võtta siis strateegiline otsus vastu, kas hakata seda uuendama või siis minna nagu optilise võrgule ja kui me räägime siin passiivoptilisest võrgust, kus on siis vähem nii-öelda vaheseadmetel elektri osi, on ta kindlasti töökindlam ja eelis on ka kindlasti optikavõrgul see, et ta on asünkroonne ehk et üles-alla kiirused on samad. Et mis seal teises ei ole. Mis selle Toxise või siis selle vana nii-öelda antennikaabliga võrguga oli, et see oli ju maas, ma mäletan, et sellega pakuti lausa mingi mitusada megabitti ühendust, vähemalt siis ühtepidi oli see kiirus selline. Jaa, seal on kiirused meil kogu nii-öelda meie nii-öelda katvusalas on 500 megabitti sekundis, mis on piisav kiirus ja tegemist on hea võrguga. Aga küsimus ongi selles, et mingi hetk tuleks mõelda nagu järgmisele sammule ja siis me saimegi teha otsuse, et see on optiline võrk. Et praeguses võrgus ma eeldan, et see on piisav ja see on, kasutajad on rahul sellega, see toimib, aga nii kui tekib sisu, mis vajab kiiremaid näiteks kas või üleslaadimist, siis on alati see, et kanamuna küsimus, et kas sa ennetad siis, kui see sisu on juba tehtud, et siis on justkui nagu hiljaks jäänud mõneti. Ja nüüd me leidsime, et nüüd on nagu õige aeg sellega alustada, et olla valmis, kui ma ei tea, hakkab kodus, ma ei tea, blogijad hakkavad 4K videosi üles laadima või mis iganes nii-öelda, see muutub eksponentsiaalselt siis. Elisa ehitab võrku, paneb fiibroptikat maha, pakub ühendust. Telia teeb täpselt sama asja, konkurents on turul olemas. Kuidas Elektrilevi sinna pilti sobitub, et riigi osalusega firma hakkas nüüd ikkagi siis pakkuma ise sellist fiibroptika võrguteenust? Me eelkõike lähme nendesse piirkondadesse, kus kedagi ei ole ja kus see turutõrge on olemas. Ehk siis siin, kui me räägime siin kaablite uuendamisest tihastusega piirkonnas, siis maapiirkondades täna me tegeleme ikkagi selgitustööga, miks sul kaablit vaja on, miks sul interneti vaja on ja kõige suurem müügiargument on see, et sa saad hakata ka omale teleka pakette valima. Et see teleka vaatamine on selle nii-öelda
optika viimisel maapiirkondadesse tundub, et veel võti. Et selline interneti vajadusega saadakse hakkama. Aga Elektrilevi mudel on jah see, et ei pea enam Elisa ja Telia viima oma kaableid, vaid me viime ühe kaabli ja meie kaablid saavad mõlemad kasutada samadel tingimustel, samadel alustel, samadesse punktidesse. Ja selle asja maksab kinni. Ma ütlen, et kui ma telliksin, ütleme, elan siis Metsatalust, küsin Elisalt või Telialt, et palun tooge mulle fiiberoptiline kaabel. Tihti on need numbrid 4 või 5 kohalised summad on ju. Elektrilevi võrguga on see liitumine. Kuidas see kulu jaotub, et palju siis lõpptarbija ise maksab sellest? Lõpptarbija maksab meile täna liitumistasu 199 €. Ja eks see kulu on kogu piirkonna peale laiali jaotatud ja sellest see hind tuleb. Et me vaatame jah terveid suuremaid piirkondi tervikuna, mitte üksikuid aadresse. Ja ülejäänud rahastab riik siis? Riik rahustab valitud aadressidele fikseeritud summaga. No peamine küsimus, kui on selline pakkumine, et ma saan suhteliselt odavalt ikkagi, no võib-olla 10 korda odavamalt kui muidu saaksin oma metsatalusse või metsatalu on ka äärmuselt näide, lihtsalt hajaasustusega piirkonda saaksin selle ühenduse, siis küsimus on, et millal ja kus kohas ja kuidas on kaugel Elektrilevi oma selle võrguehitusega on, et kus te praegu ehitate ja kuhu see võrk jõuab? Meil on täna operaatoritele avatud pea 7000 aadressi. See nädal lisandub sinna juurde veel tiba üle 1000 aadressi, kuhu me võrku ehitame. Praegu käib, ma arvan, 30 ja 40 piirkonna vahel käib tänavatel vilgas ehitustöö. Meil on materjalide tootjate esindajad kohal, juhendavad ehitajaid, kuidas mikrotoru õhku panna, maa sisse panna, kuidas neid omavahel kokku ühendada. Et ikkagi üle Eesti tööd käivad. See käib niimoodi, et te valite piirkonna välja, teavitate inimesed, kas te tahate ja kui inimene on nõus, tahab ja maksab selle 200 €, siis läheb ehituseks või? Me teavitame inimene, me tegelikult selle aasta ehitusobjektide otsused sisuliselt ära teinud, mille me välja ehitame. Et me ehitame valmiduse kõigile sõltuvalt sellest, kas sa tahad või mitte selles piirkonnas. Et kui ma võtangi siit Keresalu küla, kus on 94 võimalikku liitujat, siis me seal ehitame 94 võimaluse valmis. Jah, me ei ehita seda nii-öelda viimase viili, viimast meetrit talle tuppa. Aga temal nagu tänaval on liitumisvõimalus olemas, tal on tulevikus väga kerge selle võrguga liituda. Et ise kui inimene magab selle maha, ei vasta teie pakkumisele? No 3 kuud kehti meile see 199 € hind, et pärast seda see hind tõuseb, kuna meil mehed ei ole enam põllu peal, et siis tuleb eraldi mehed sinna saata ja sellel on teistsugune hind. Järgmise aasta plaanid saavad paika teil siis järgmisel aastal või? Sügisel paneme paika. Nii et inimesed oodake telefonikõnet kannatamatult telefoni ääres. No ütleme, et just riigitoetusega alades on meil kohustus saata paberkiri, et kontrollidega oma postkasti ja vaadake, et teil postkastid oleksid õigesti tähistatud ja postkastid olemas, et on olnud neid probleeme, kus lihtsalt kirjad ei jõua kohale. Aga saadame ka e-kirju, helistame nii palju kui kontakte on, et kes on meile soovivalduse jätnud oma kontaktid jätnud, võtame ühendust ja teavitame ikkagi personaalselt, et sul on nüüd võimalus liituda, sul on see võimalus 3 kuud. Aga mingit lihtsat viisi, kuidas ma kontrollida saan, ega minu suvila või minu maakodu või minu kodu, mis asub ajastuslikult piirkonnas, ega ta ei jää juhuskult teie sinna võrguplaanidesse, et ma tõesti olen moodsa aja inimene, äkki ei vaata postkasti, ei kuula telefoni ja äkki magan võimaluse maha. Meie koduleht annab täna selle info ära, et elektrilevi.ee/kiire internet sisse logida ja teha aadressi otsing ja annab sulle lihtsad vastused, kas sul on võimalik kohe leping sõlmida, kas sa oled meie 5 aasta plaanides, et kas me 5 aasta jooksul tuleme sinna, et oota teavitust, või 3. on, et sa esialgsetes plaanides ei ole hetkel, aga jäta oma sooviavaldus, et me saaksime arvestada, et kui me seda piirkonda läbi töötleme, saame arvestada sinuga, et sulle võimalusel ikkagi ühendust pakkuda. Et ikkagi võrk tuleb ehitada sinna, kus inimesed tahavad, et paberi peal on üks asi, aga seal on võimalik inimeste soove ka arvestada ja seda me teeme nii palju kui vähegi võimalik. No kui valguskaabli-signaalid koju juba jõuavad, mis siis edasi teha sellega, sellest räägime kohe pärast lühikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi. Me rääkisime sellest, et kuidas koju jõuab nüüd valguskiirusel liikuv internet peaaegu. Kui näiteks Elektrilevi või ka mõni muu ettevõte on selle, me võtame väga näide, Elektrilevi pakub võimalust saada soodsalt oma koju fiiberoptiline kaabel, siis edasi sellega veel ühendust ei saa, eks siis tuleb liituda teenusepakkujaga.
Elisa jaoks, kas see näide, mida Elektrilevi pakub, see ei ole ju tegelikult päris ideaalne, on ju. Sest siis teil ei ole muud võimalust konkureerida kui hinnaga teiste pakkujatega, sest Elektrilevi võrgu kaudu saab liituda mitme teenusepakkujaga. Meil on siin, ma tean, Elisa, on Telia ja veel hulk teisi. Täna lepingud 14 operaatoriga. Eestis on 14 operaatori, kes pakuvad koju internetiühendust. Ma austus ei teadnudki, et see number nii suur on. Kas need kõik on regionaalsed või on? Enamus on regionaalsed, ütleme, et ikkagi kõikides piirkondades on 3 suuremat operaatorit esindatud, et teised on juba regionaalsed, võtavad konkreetseid väiksemaid piirkondi, kus nad oma teenuseid pakuvad. No mida siis teha, kuidas eristuda, et just peaks võtma ühe ettevõtte internetiühenduse? Ja ega eristumis tulebki see, mis sa sealt siis kaablist saad, et nagu siin Oliver ka mainis, tegelikult ega interneti vajadus on üks ja kindlasti hea interneti järgi, aga teine on ka siis see sisu näiteks, TV teenus on ju, et koos seda näiteks bundlida nii-öelda siis või koos võtta nagu ühendusega on hoopis teine, et tekivad hoopis uued võimalused nagu kasutajale, on see siis mingi järelvaatamine, on see juba ettevaatamine, on see kõik see, mida nii-öelda rumal boks ei võimalda nii-öelda kodus. Ettevaatamine on hea termin, see käib selle kohta siis, et saad sa seriaal, kui näiteks tuleb välja mingi uus seriaal, mis sulle väga meeldib, mis muidu tuleb nagu 3 kuud iga laupäev, siis sa saad selle ette ära vaadata. Teatud seriaalid on näiteks meil niimoodi olemas. Aegruum ikka päris paindub selles maailmas. Mis siis piirab seda, kui kiire mul, kui palju, mida ma kodus teha saan, kas üldse miski piirab? Ma saan aru, teleteenus tuleb ju justkui internetiliiklusena siis koju, on ju, selle valuskaabli. Täna Elisa pakub kõike oma digiboksi, töötab samamoodi selle samal internetiliiklusel. Just. Kas on miski, mis piirab seda või mitte? Kui kiire ühendus koju saab võtta, kui fiiber on majas või ei? Mõtleme niimoodi, et võrgu poolt piirab esimene asi, piirab võrgu kvaliteet, et kui kvaliteetset võrk on tehtud, kui kvaliteetselt on ühendused tehtud, kui palju sellest valgusest seal kaotsi läheb juba ehituspraagi pärast. Et see on esimene piirang. Mis need näited on, kas on see normaalne, on see sage, et see ehituspraaki on palju ja... ütleme, keevituste kvaliteet on see, mis kõige esimesena mõjutab, et kas on ilusti puhastatud, kas siis see paigaldav tehnik on enne pistiku ühendamist teab, et see ots tuleb ära puhastada spetsiaalsete töövahenditega või teeb ta seda nuusatud taskuretiga, et seal on kindlasti, kas mõni tolmukübe jääb vahele, on need mõjutused võrgu poolt sees. Aga ütleme, võrgu poolt kvaliteetselt ehitatud võrgu peal hakkavad juba teenusepakkujate seadmed hakkavad mängima rolli. Just, et jah, ega siin tuleb olla lihtsalt hoolikas, aga need ei ole pigem niisugused levinud nagu probleemid, et tänapäeval ikkagi osatakse teha ja seadmed lähevad aina automaatsemaks, et see keevitus kui selline on ka lihtsalt, et see põhimõtteliselt nagu robot teeb ära, sa pead lihtsalt kaks juhet nagu panema õigesse nii-öelda vahemikku ja siis... Aga edasi on siis interneti kiiruse paketi valimine või telekanalite puhul on see, mis sisu vaatad, kui palju kiirused, mis Eestis võimalikud on levinud? Meie pakume jah, nagu me ütlesime, et meil on jalajälg kõik igal pool, kus me oleme nii-öelda püsiühendusega on 500 megabitti sekundis, et on see siis nii-öelda koksiaaltehnoloogia või siis viibertehnoloogia ja see on, hetkel me näeme, et see on piisav kiirus tarbijale ka niisugusele, me kutsume kas siis neid early adapteriteks või gameriteks või niisugune teatud segment, et kes tõesti nagu vajavad seda head kiirust ja et oleks hea ühendus, et kindlasti on ka niisuguseid, kes seda ei vaja ja valivad siis niisuguse väiksema paketi. Kas see 500 on sellises mõttes nagu varugad paar sammu ees, et te kindlasti ju näete oma seda võrgu liiklusstatistikast, et ma usun, et need, kes suudavad seda ära kasutada, neid on alla protsendi äkki. Jah, neid on suhteliselt vähe ja ta on selles mõttes sammu võrra ees, aga teistpidi on meie, kui oli küsimus ka, et miks me selle otsuse tegime, et nii-öelda seda head võrku veel parema vastu vahetada on see, et seal on ka finantsilised küsimused lihtsalt, et koksiaalvõrgu laiendamine on nagu operaatorile kulukam, kui on seda optiline võrk, et seal on nagu mahu pealt maksmised ja litsentsipoliitika on see, mis ka meid motiveerib nagu selle tegema. Väga huvitav nüanss, aga see on köögi pool on ju, aga ütleme nii, et kui ma tulen tagasi selle juurde, et
et te ju näete võrguliikluse statistikat, kui palju inimestel tegelikult vaja läheb kiiruseid ja mul on vahva mõelda, et mul tuli fiiber tuli koju, ma saan võtta 500 megabitti ja olla siis kvartali kõige kiirema ühendusega inimene, aga kus see mediaan on või palju see, ütleme siis keskmise interneti kasutaja mahud on, mis võiks olla selline mõistlik kiirus, mida inimene ära kasutab? Kas üldse on üle 10 megabitti sekundis? Ja ikka on, ma arvan, et noh, kui me vaatame sellest, et TV-pilt võtab sul sealt ära juba mingi 4 megabitti sekundis näiteks, kui on nüüd HD-kanalid ja nii edasi, et lisaks on sul võib-olla kodus veel mingisugune kuskil mujal toas on, ma ei tea, tänapäeval Netflixis tuleb 4K juba, et ja siis sul on veel seal iPadidega inimesed seal, noored on kuskil YouTube'is ja nii edasi, et ma arvan, et 10 on kindlasti vähe. Et see võiks olla ikkagi kuskil 5-ga algav number, et 50 näiteks. Ja eks sõltub sellest jah, nagu sa ütlesid, palju siis leibkonnas on, et ega see üheaegne tarbimine ja see on ju see ka kõik ja siis tulevad juba piirangud kodus, tuleb vaadata, et enda nii-öelda ütleme, et see, kui me rääksime siin kvaliteedist ja asjast, siis see võrgu kvaliteedi probleemid on suhteliselt nagu heade vahenditega monitooritavad ikkagi ja aru saada, kus on. Keerulisem on see, kui on tõesti niisugune kortermaja, kus on väga palju erinevaid wifi ruutereid ja need hakkavad üksteist segama ja kui need on ostetud niisugused nagu lähedaste sagedustega ja niisugused võib-olla natuke odavamapoolsed, et siis see teenus kannatab, kuigi tegelikult ruuterisse jõuab väga hea ühendus. Eks see viimane miil on lahendatud, sellega on korras, valgussignaal tuleb kohale valguskiirusel, aga siis mis edasi kodus juhtuma hakkab, seal on siis asjad pudeliga all. See on inimene ise siis hoolt kandma selle eest, et ta saaks maksimumi võtta sellest. Kas just pudelikaela, aga inimesed jah, peavad oma vajadusi täpsustama ja teistpidi peavad teenuste pakkujad loomagi selle standardi turul, et nüüd ongi 100 megabitti ongi normaalne, et igas kodus on olemas, et ei pakuta seda optika peal seda 10 megabitti paketti, et minnaksegi kas 50, 100 või 150 peale, luuakse see uus reaalsus ja uus baaskiht, et millega inimesed saavad arvestada. Aga kas te Elektrilevi olete kokku puutunud ka sellega, et palju teie siis neile pakkumiste peale inimesed küsivad või annavad tagasisidet, et nad saaksid aru, et kas neil üldse on vaja seda või pigem ei saada aru või saadakse aru? Me praegu oleme nii sellistes piirkondades, kus ei ole üldse lahendust, et seal on täna internet ei olegi see driver, et driver on see, et televisioon, kui sa pakud sellest saiti painist paremat midagi, sa pakud talle valikut, võimalus komplekteerida oma pakett kokku, võtta endale meelepärased kanalid. Ja see on pigem see driver täna kui internet on boonus seal, et need, kes kasutavad mobiilset internetti, saavad hakkama, aga need, kes tahavad siis minna suveks vanema juurde tööle, et saaks ka nagu internetis tööasju teha, siis nendel on see takistus mobiilne, et seal sihukeste väärtuste müümine tuleb täna keeruliselt just nendes maapiirkondades või ajapiirkondades. No meil 1 minut saate lõpuni veel aega jäänud, aga rääksime korraks mobiilsest internetist, kuidas ma küsin lõpuks selle peale, et Elektrilevi ehitab riigi toetusele, aitab inimesi kiiresse ühendusse üle Eesti. Kui kindel te olete, et 5G nüüd kogu seda ettevõtmist ära ei nulli? Või 5G meil saab püsti ja suudab pakkuda lähedal olevast mastist sulle koju ikkagi väga kiiret ühendust. Kas siis ikka on vaja seda fiiberoptikat? Ma arvan, et 5G on mobiilsuse jaoks ja liikuvate inimeste jaoks täiesti möödapääsmatult vajalik, aga kodud ei pea olema 5G pealt, lihtsalt selle taristu väljaehitamisega kodus võiksime me nautida fikseeritud hästi stabiilset kaabliühendust, et me saaksime 5G peale ehitada neid asju, mis saab päriselt siis võimaldab teha ja mõjutab meie nii-öelda igapäevaelu teevad paremaks, et mitte tavaline YouTube'i vaatamine ei oleks 5G's. Arusaadav, suur tänu teile täna rääkimast, arutamast, kuhu ja kui kiiresti Eesti internetiühendused võiks siis tõusta. Eks palju on selles, et me ise ka neid suuremaid kiiruseid tahaksime. Selline tänane digitund oli, aitäh kõigile kuulamast ja oleme tagasi eetris järgmisel nädalal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.